Aasta siis oli 1975. Ma sündisin sinisel pühapäeval, kargelt lumisel jõulukuu 7. päeval kell 11. Kui pühadeaegse vaba päeva nimel läksid ainsal puhkepäeval nädalas isad tööle ja lapsed kooli. Aga mina ei mallanud oodata, kiirustasin suurde seiklusse. Elurõõm kannustas takka. Olin ühiskonna jaoks mõistatus, ei mahtunud kivistunud raamidesse. Tegin kõike omamoodi ja teisiti. Vana põlvkonna jaoks valesti. Olin ebasündsalt kärsitu, et sündisin enne, kui ema jõudis ära oodata oma järjekorda sünnituspalatisse pääsemiseks. Olin liiga väikene, et esimesed sõnad, mis minu sünni järel arsti suust kostusid, olid: kas siin on kaksikud? Ei olnud, olin vaid mina. Olin liiga rõõmus imiku kohta, lapsena liiga avatud ja uudishimulik, liiga julge ja liiga suure fantaasialennuga. Kuid hall ühiskond nudis mu tiivad ja pani paika. Kool lihvis ja voolis mu hinge veristades nelinurkse lameda kasti jaoks parajaks, kuigi mu hing oli kollane päikesekarv pall. Ma teadsin, et oskaksin lennata, kuid tiibadeta ei tõuse kõrgele. Ometi usk jäi alles ning salaja tundsin rõõmu, et olen ja elan, mis sellest, et teised mu ümber tegid kohustusest näo, et kõik on halvasti, kõigile tehakse liiga ja elu on mõttetu. Mina teadsin, et see on vale. Olen alati salaja uskunud, et elu on rõõm. Kõigest hoolimata mu kuldkollane hingepall õppis kõige ja kõigi kiust lendama. Ja nüüd on minu salamissiooniks julgustada noori, et nad ei kardaks naerda, olla õnnelikud ja lennata kõrgelt, sest elu on ilus.